The Minecraft Gaming AS siin ja Minecraft 1.5 pre-release on siis väljas. Et jah, et täna on siis juba 8, aga see tuli vist välja juba kas 7. või 6. Et jah, et nagu te näete, siin nurgas on Minecraft 1.5. Et seal on kõik olemas, mis tulebki 1.5-le. Ja jah, et siis näeme ja kohe ma siis näitangi teile, mis on muutunud. Esimese asjana ma näitan siis teile kvartsblokke. Need on siis tavalised kvartsblokid ja te saate neid teha, kui te teete netherkvartsidest. Teiseks on siis shield netherkvarts. Neid te saate teha, kui te panete 2 netherkvartslääbi üksteise peale. Siis on sellised hästi ilusad triibulised. Meenutab natukene võib-olla tapeeti. Neid saate teha, kui te panete 2 tavalist block of quartz üksteise peale. Ja stairs on ka, ja neid saate teha niimoodi tavalistest block of quartzidest. Teise asjana meil on siis trapped chest. Ja mis see teeb? See teeb seda, et kui te avate chesti, see annab välja redstone signaali. Ja näiteks kui ma teen lahti, nagu te näete, piston läks tööle. Et sellega saab väga lahedaid trappe teha. Teiseks, meil on hopper. Hopper põhimõtteliselt transpordib asju ülevalt alla, küljelt küljele. Ja seda saab teha niimoodi, kui te panete ironi ja chesti vahele. Nüüd on siis siin üks asi, mis meenutab dispenser. Aga selle erinevus on see, et dispenser viskab asju kaugemale välja, aga see lihtsalt viskab nad maha. Nagu niimoodi, et ta nagu ei viska neid kaugele, vaid täpselt ette. Ja kui te panetegi näiteks hopperi samma, siis ta viskab selle hopperi sisse ja hopperist läheb chesti. Järgmiseks meil on siis snow. Snowga on sellised lahedad muudatused tehtud, et te saate nüüd snow'd panna kihtidena, aga varem ei saanud. Ja nüüd on survivalis saab ka seda teha, kihti nüüd saada. Ja kui te tahate, siis läheb vaja 3 snow blokki ja saategi sellise snow. Järgmiseks, meil on väiksed pressure plates. Mis see siis teeb? See annab välja redstone signaali, aga ainult blokkidel. Kui sa lähed ise sinna peale, midagi ei juhtu. Võtame nüüd näiteks cobblestone'i. Ja kui ma viskan see peale, siis nagu te näete, et mida rohkem asju on peal, seda kaugemale redstone signaal läheb. Ja selle iron omaga on see, et iron on raskem ja siia peab palju rohkem asju viskama peale. Nagu näete, et siia näiteks viskamas 2 stacki peale ja ka päris lõpuni ei lähe. Aga loodetavasti põhimõttes saate aru. Nüüd siis asi kõigidele redstone sõpradele, et on siis selline asi nagu redstone komparaator ja mida see teeb, on siis see annab redstone signaali välja erinevalt palju sul asju siis sees on siin chestis näiteks. Et kui midagi sees ei ole, ei anna üldse seda signaali välja ja et paneme asju juurde, siis ta annab signaali juurde ja ma ei tea, milleks see on, aga milleks see on, aga loodetavasti, et saate aru, mida ma mõtlen. Nüüd järgmiseks siis meil on daylight sensor. Mida see teeb näiteks, et kui on päev, siis annab välja redstone signaali ja nüüd kui me panemegi näiteks päeva time set ja tuli ikka päev, paneme 1.6 siis nii nagu te näete, tuli päev ja see läks tööle, et see annab siis redstone signaali ja kui näiteks päike on suhteliselt seal nagu niimoodi nagu suht horisondil, siis järjest väiksemaks hakkab minema, et mida päike kõrgemal on, seda tugevam on redstone signaal. Nüüd meil järgmiseks on jällegi üks väga huvitav asi redstone sõpradele. Et siis mängu lisati siis selline asi nagu redstone blokk. Et see annab siis redstone signaali välja. Ma näitan siis teile kohe. See annab ja seda on täiesti võimalik ka liigutada. Näiteks paneme siis näiteks selle sinna ja võtame näiteks selle ja nagu te näete, et on väga lihtne väga lihtsasti saab seda liigutada ja saab päris lahedad asju sellega teha. Ja kuidas seda teha? Tavaliselt nagu ikka tehakse blokke. Nüüd saab ka Minecarti sisse panna hopperid ja ka TNT-d.
lihtsalt nagu tavaliselt ikka, panete lihtsalt crafting table'isse ja panete näiteks ka suggesti nagu tavaliselt tehti. Varem kui sa olid Minecarti sees ja logisid välja ja logisid uuesti tagasi sisse, siis sa enam ei olnud selle sees. Aga nüüd oled. Nüüd on võimalik ka küpsetada netherracki. Panete näiteks kooli netherracki ja nagu te näete, te saate seda küpsetada. Ja siis te peaksite saama netherbricki. Ja nüüd lähme näiteks crafting table'i, võtame kähku, crafting table, siit samast paneme maha ja te saate teha, ei käinud niimoodi, see käis nii, ja te saate teha siis netherbricki. On ka lisatud üks päris huvitav asi, et kui te hoiate parem klikki peal ja te hoiate peal ja liigutate oma hiirt, siis te näete, et te lihtsalt nagu jagab laiali. Ja samamoodi, kui te hoiate vasakut klikki peal, siis ta jagab täpselt kõik ära võrdseks. Ja siis te saategi 5 iron blokki ja muidugi see töötab iga blokiga. Nüüd on teil võimalus lõpuks ometi vahetada texture back'i mängu sees. Lähete options ja siin ongi siis texture back. Video settingutes on üks asi muudetud ja selleks on siis smooth lighting. Smooth lighting saate panna offi, et seda üldse ei ole. Ja minimum on vana lighting system ja maksimum on kõige uuim lighting system. Aga selle maksimumiga millegi pärast tekib väga tugev lag. Et mul ei ole, aga ikkagi päris tugevalt tekib seda lagi. Aga ma siis näitasingi teile kõige tähtsamad asjad teile ära ja loodetavasti teile meeldis ja aitas teid natukenegi välja. Ja kui te mängite, hakkate mängima 1.5, et siis te teate juba, mida teha. Aga igatahes aitäh, et vaatasite, loodan, et meeldis ja kui te tahate, ma teeksin veel selliseid videosid nagu snapshotidest, siis lihtsalt palun kirjutage. Ma teaksin, et teile tõesti nagu meeldib see. Aga jah, et tänaseks siis kõik ja näeme järgmisel korral.